Tere ilusat esmaspäeva hommikut! Täna ma valisin sulle teemaks rääkida taaskord töölisklassi ja jõukate inimeste erinevusest, nende mõtte erinevusest ja käitumismustrite erinevusest. Ja ma arvan, et see on ideaalne aeg rääkimised, sellepärast et meie Eesti ühiskonnas siin on praegu Rain Lõhmuse ja tema ideede ümber väga suur teema meedias, avalikus meedias ja see ilmestab ideaalselt seda mõtet, mida ma siin olen mõelnud juba tegelikult natuke aega teile edasi anda. Jah. Aga ennem kui ma jõuan Rain Lõhmuseni, siis ma räägin natukene kaugemalt, mis seal taga on. Kui mina olin noor täiskasvanu ja alles nii-öelda siis sisenesin karjäärimaailma või siis tegelikult on need loomulikult juba lapsepõlvest pärit, aga oli väga tuntavalt, ma enda sees tundsin ka, kuidas ma paigutasin ennast kuskile. Mitte isegi klassifitseerimise mõttes, kas ma olen keskklass või vaesklass või mis iganes jõukas, mitte selles mõttes, vaid mina olin üks inimene ja siis olid need jõukad. Nad olid teistsugused või edukad inimesed. Nad ei pidanud isegi olema jõukad, aga nad on midagi elus saavutanud ja midagi suurt võib-olla ära teinud. Eriti ma mäletan, mul ei lähe vist iial meelest ära vestlus, kui Janet Bray Atwoodiga me jalutasime Tallinna linnas, me läksime koos lõunale kahekesi ja siis me vestlesime teemadel. Ja siis ma küsisin talt küsimuse selliselt, et kuidas minusugune naine saab aidata sinusugust naist. Ja temaga loomulikult läks see teema vestlusse, aga see küsimus juba ise näitas minu suhtumist, siis, et ma eristan. Ja vaata, kui sa eristad, siis juba on midagi valesti. Kui sa eristad just nimelt, et oled sina ja siis on nemad, on ju. Ja mis iganes see nemad võivad olla, see võib olla minu teema, mind paelub siiamaani, on kogu aeg paelunud ja ilmselt paelub elu lõpuni see jõukuse ja see mentaliteet ja selleks inimese ettevõtja mõtteviis ja kõik see, et see tohutult paelub mind. Aga sul võib olla elus hoopis mingi muu teema, et suhete koha pealt oled sina ja siis on need, kellel on suhe, või siis oled sina ja siis on need, kes suudavad tervislikult ennast hoida või elustiili või mis iganes need, ühesõnaga, mis eluvaldkonnad on, aga Liina räägib ikka rahast ja ettevõtlusest ja jõukuse loomisest, jah. Nii, aga üldiselt ma olen sellega väga palju aastate ja aastakümne, 15 jooksul palju tööd teinud, aga mis ma märkasin nüüd, mingid olukorrad on elu toonud ja ma märkasin ennast vaatamas mingit seltskonda ja korraks millisekund käis minu elust peas või see minu mõte peast läbi, et need on need inimesed. Ja siis ma stopp. Mida see tähendab? Mis mõte see nüüd jälle oli? Ehk siis nad on lihtsalt inimesed tegelikult ju. Ja siis ma kaevusin sellesse teemasse veel sügavamale. Täna mul on tööriist, mida ma saan teile varsti ka jagada, kelle abil ma kaevun sügavamale. See on väga põnev, ma olen ise arendanud siin seda tööriista. Muudkui luban siin juba viimaseid videosid vist, mille kallal see Liina töötab, aga tuleb varsti info välja, jah. Aga selle sama tööriista alusel jah, ma aitan endal minna veel sügavamatele asjadele, et saada oma mõttemustritele ligi, et mis siis ikkagi on minu sees, mis aeglustavad või siis täitsa blokeerivad mind edasi liikumast siis ettevõtjana ja ka jõukuse tasemel on ju. Ja üleüldse heaolus. Ja tuli selline nagu korraks sükene, mõtlesin, et seda pole ammu tundnud ja kaevasin sügavamale. Ja mõtlen, et sellest kaevamisest tuli minu jaoks üldse väga-väga suur pilt ette just nimelt selles töölisklass, ma isegi ei nimeta nii-öelda keskklass, seal on töölisklass, on kesk ja vaes, on ju. Et kui sa oled harjunud elama selles nii-öelda lääne ühiskonnasüsteemis, siis tõenäoliselt me kõik kuulume sinna, on ju.
ja vaata, kui sul on piiratud ressursid, me räägime rahast või mis iganes ressurss on, aeg, on ju, siis meie õpime selles keskkonnas kohanduma, et me saaks ka nendest ressurssidest osa. Ja mida me teeme, mida meie oleme õppinud seda, et selleks, et ma saaksin osa, me oleme õppinud hoolitsema teiste inimeste emotsioonide eest. Me oleme õppinud haldama, kuidas, et see, mis mina nüüd teen, kuidas see võib mõjuda teisele inimesele. Ja vaata, jõukad inimesed nii ei mõtle. Jõukad inimesed niimoodi ei käitu. Jah, väärikad jõukad inimesed, neid on ka igasuguseid, on ju. Nemad küll mõtlevad sellele või nende sees on see keel, et kuidas mina käitun teise inimesega, aga mitte kunagi nad ei võta vastutust teise inimese reaktsioonide eest, mida teine inimene arvab. See ei ole nende süsteemis sees. Millele nemad mõtlevad, on see, mida mina tahan saada ja mis on minu teada kõige õigem samm selle saavutamiseks, eks. Ja võtame nüüd seesama Rain Lõhmuse näide. Millest kogu skandaal, on ju, meedia oskab asju üles puhuda, millest kogu see teema on see, et Rain Lõhmus ütles, et me vallandame mingi hulga inimesi ja me tahame ainult väga efektiivseid inimesi või neid, kes tahavad tööd teha, on ju. Ja nüüd, mille peale kogu ühiskond põhimõtteliselt, töölisklass, igasugused spetsialistid, mina näen ka sotsiaalmeedias, on ju, räägivad ja väga nii-öelda siis tublid inimesed selles mõttes, keda ma tõelist siiralt austan. Ma lihtsalt vaatan seda käitumismustrit seal taga ilma igasuguse kriitikata. Ja reaktsioon on sees, ei niimoodi ikka küll ei saa teha, et me peame ikka arvestama inimestega ja nii edasi. Vot see on just seesama muster, et oota, kui ma nüüd midagi teen, mis siis kõik teised minust arvavad või siis kuidas nad võiksid reageerida. Aga inimene, kes on sellise mõtteviisiga, et ressursid ei ole piiratud, mina ei ole kuidagi piiratud. Jõukate lapsed, nendel ei ole olnud seda, et me peame kohanduma, me peame olema, kuidagi lugema teisi inimesi selleks, et edasi liikuda või oma nii-öelda siis tahet saada, on ju. Nendel ei ole niisugust asja, nendel on ressursid olemas, nendel on õpetatud seda, et tea, mida sa tahad ja mine selle järgi, on ju. Ja inimesed peavad ise oma emotsioonide ja asjadega hakkama saama. Ehk siis nendel on endale ka, mitte isegi neil ei seostata ära, et inimesed peavad, vaid see ei ole isegi mitte mingisugune teema nende jaoks, on ju. Nemad mõtlevad, mina tahan seda, selleks, et seda saada, ma pean tegema neid samme, on ju. Rain Lõhmus ei ole kellegi vastu olnud ebaviisakas, ta lihtsalt ausalt räägib sellest, mida tema teeb, on ju. Aga kõik on tagajalgade peal sellepärast, et issand, kuidas sa ikka nii mühakas oled, et sa sõidad üle, sa üldse ei arvesta ja nii edasi. Need ongi erinevad mõtteviisid ja seal taga käitumismuster. Aga kui me nüüd tuleme meie nii-öelda tavalise keskmise inimese juurde, on ju, kui sina oled selles rütmis kasvanud, selles süsteemis kasvanud, kus on olnud piiratud ressursid ja sa pead kohanema teiste inimestega, et saada edasi, on ju. Ehk siis sa oled õppinud, ei pea, on ju. Sa oled õppinud elama selles maailmas, et oota, ennem kui ma tegutsen, mis võib juhtuda, mismoodi see teine pool reageerib, kes iganes see teine pool on. Ja mida see teeb meiega? Me ei liigu nii julgelt edasi. Sest me kogu aeg alateadlikult loeme ja mõtleme ja hirmud on seal taga, on ju, et mis siis saab, kui ma nüüd teen seda, eks. Ja tegelikult, kui me nüüd mõtleme Rain Lõhmuse näitel või võib-olla oled ise, kindlasti oled sa kohanud inimesi, kes on kuskil ja sa oled paigutanud neid, on ju, siis mida sa seal taga mõtled? Mida see inimene on, on ju? Ja minu maailmas näiteks ammu tundus mulle see, et need inimesed on kuidagi
nagu ülbed või liiga konkreetsed või ülbus võib-olla ei ole, aga nagu kohati nagu tahaks öelda, et nad nagu ei hooli või jäi selline mulje. Asi ei ole selles, et nad ei hooliks. Nad lihtsalt ei võta vastutust selle eest, mille eest sina oled harjunud vastutust võtma, on ju. Küsimus on selles, kas me peame ja küsimus tulebki nüüd väärtuste juurde, mida sa siis rohkem väärtustad, on ju. Mina räägin sulle siin seda, et sa mõistaksid rohkem, kust tuleb see vahe, miks ma paigutan ennast ühte ja teisi sinna, on ju. Tegelikult me oleme kõik ühesugused inimesed, lihtsalt meie mõte töötab teisiti ja me oleme kasvanud erinevates keskkondades võib-olla, aga see ei tähenda seda, see, et sa oled erinevas keskkond kasvanud, ei tähenda seda, et sa ei võiks saada, sa ei võiks muutuda, on ju. See lihtsalt on, jah, mõne asja koha pealt sa pead tegema rohkem tööd, on ju. Aga ka neil inimestel on oma väljakutsed. Edukatel on inimestel on omad väljakutsed, võib-olla mõnes teises eluvaldkonnas, kus ka tema peaks, tahaks, võiks areneda, on ju, ja kus ta peab ka oma mõttetööga teist poolt mõistma, on ju, et meil kõigil, me kõik oleme inimesed, et kui sa sinnamaani lõpuks jõuad, okei, ja siis tekibki jälle see küsimus, aga kes mina tahan olla? Eks? Ja mida mina siis päriselt väärtustan? Mida ma olen valmis tegema selle nimel, et minna selle järgi, mida ma päriselt väärtustan? Vot sellised mõtted sulle siin täna hommikul. Ma soovin sulle ilusat alanud nädalat ja kohtume jälle uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!